käime poes, tuli kaasa. Nii, kodu on seal. Siin on üks püstkodu. Seal on veel üks. Ehk koduhoovist otse, võimalikult otse läbi metsa mööda jõe äärt poodi. Auto on remondis. Homme saan kätte. EGR. Võtame vahelt välja. Ja õhtul on võrkpallivõistlus kaugel Tartumaal. Ja hommikul läksin Allikale nägu pesema. Keegi kurat pani selja tagant mõõgaga piki selga heleda litaka. Nii et seljanärv on tavaline seljanärvi blokeering, siis tegelikult täiesti süütus olukorras nagu ikka. Ja seljanärv on nii kinni, et iga samm on valus. Aga mis muu ikka aitab selle liigese jama puhul kui liikumine. Nii et võin siia kõverale maastikule ja vetsia jälgedes praegu lähen põpsikusse ja otse poodi. Ehk panin kapsikaami selja peale. Üritan selja kuumaks ajada ja liigutada teda. Harjutustega on alati nii, et kurat teab, mis need närvivalu tullemaks teevad ja mis paremaks. Nii et liikumine tavaline maastik, võsa, omadi ja vaatame, mis teeb. Üks viga juba tormasin ilge hooga minema, säärisid ei pannud ja juba läheb saapasse. Aga mis on ikka, läheb siis läheb. Umbes 2 kilti on poodi. Siin on vana Allika koht kuskil. Sisse astunud, siis on tagasi koju minek. Võsast väljas. Ehk et üritan siis seljanärvi lahti kõndida lihtsalt. Kui õnnestub, saan meeskonna lappi minna. Kui ei õnnestu, siis mul pole mõtet sinna minna, sest selge võrkpall nagu on 2 sükest asja, mis võiks hästi toimida mõlemad. Et kui selgi toimis, ei toimi võrkpall ka. Teine variant on, et seljanärvi valu asjad on tavaliselt ikka 2-3 päeva vähemalt taanduvad vaikselt. Et oodata lihtsalt, kükitada kodus. Aga valisin siis selle variandi, et panen selja kõvasti liikuma siin maastikul. Natuke valus on, aga esimesed sammud oli hullem, juba läheb soojaks. Vaatame, mis juhtub kokku. Mingid lollid liigutused. Kokku siis 4 kilti umbes. Nii, siin on tore koht. Jõuame oma maa piiridele. Ilus korralik pink ja siit samast jõest välja tulnud ürgne kalapüügivahend. Ahing ilma tagasi ogadeta. Selline tore ristapuu. Siin meie maade peal on jõe ääres olnud 4-5 allikat. Üks lahtine allikas. Aga ilus puhas. Vahepeal nad ei töötanud. Aga praegu, nagu näha, pole jäässe läinud. Ja on päris tore. Selline allikas. Vahva ja naabrimees on omale pingi ohja pannud. Siin on siuke jõe luht pisike, kõigi täitsa lahti sealt. Kiira-käära mõnusalt läheb see. Oma looduslikus sängis on see Vardi jõgi väga äge, hästi looklev ja siuke ilusa metsa vahel. Aga siin-seal on teda siis uutmistuhinas nuka ajal sirgeks aetud. Tegelikult see on väga siuke maaliline metsajõgi. No nii. Esimesed majapidamised, mis nähtavale ilmusid nüüd siit. Ja siin on natuke siukest suuri põlde. See võsariba siin vahel on siis
Vardi jõgi, mis kodu juurest hakkab. Ja siin on kohe kitsed ennast maani kaapinud ja toit on võib-olla pikutanud, maganud isegi. Üks lohk. Aha, seal on veel üks. 2. No siin mingi 3 kitsepunt liikus. Eks kevadeks Ilves võtab oma ja kui üks jääb. No siin on näha, et paju on puutumata jõe ääres. Ehk et siin mitte nüüd möödunud suvi, aga 3 suve enne seda viimast suve oli jõgi tilgatuma kuiv ja kobras, kes oli siin põline asukas juba pikemat aega, on suures osas kadunud siit. Et mõned siiski ampsud on ja noh, sellise külmaga ta väga palju väljas ei käi ka vist. Päiksega võib-olla tuleb, aga siin ei ole näha tegevusjälgi ka kahju, aga ülesvoolu veel preeriast edasi. Seal on ikkagi toimivad pesakuhilad soos jõeluhal olemas. Aga jah, siit küla vahelt on kadunud. Ja jänes, kes teeb ühe natuke suguelundi moodi jälgilumele. Metssead, kitsed, jänesed, rebased, kõik kasutavad seda vana jõe truupi liiklussõlmena ja inimene polegi siin käinud, siis tundub. Keegi siin lohistanud jalga, väike siga. Ja siin on suuremad seahelad, veel seahelgi. Nii et tulevad siit küla vahelt hooga. Siin on näha, et on põder ka ikkagi ampsanud paju natuke. Vot ja see truup 2 auguga. Nende aukude ees oli tammid ja siis paisutasime selle ujumiskohaks ja siit läks trepp ja aga vot, siuke Vardi jõgi. Terve minu generatsioon ja veel mõned on siin iga suvi ujumus käinud ja praktiliselt iga suvi toiminud. Aga see usin tootmishoog on siis teinud nüüd Vardi jõele väga tugevad kuivendused, kõvasti ülesvoolu soometsa, kõdusoometsa. Ja tulemus on see, et ühe jõe ülemjooksu veeelustik on põhimõtteliselt ära tapetud. Ühe ürgse vana jõe, mis on olnud nii inimestele kui jõe päris elanikele ei tea kui pikki aegu elukeskkonnaks ja nauditavaks, toredaks suviseks jahutuseks on ühel pool, et mõnel 100 hektaril saaks parem mets kasvada. Polnud siin metsal enne ka seal häda suurt midagi. Aga et nii on, see oli see puhver ja eks kuumem on ka muidugi suved ja kuivemad olnud. Aga vähemalt see suvi oli, mis möödas oli okei, jõgi vulises ja nagu vanasti. Varsti olen külakeskuses ja poes ka. Kombina tundame. Samas kõrval elu, loodus ajab oma asju. Nagu eest urgu alt lukku lahti tegin, lõi prillid uduseks kohe. Kõva kuuma tuleb kehast. Aga seda ongi vaja saada see selg liikuma ja kuumaks korralikult. Nüüd tohi maha jahtada lihtsalt hoidma kogu aeg ühtlast minekufooni. Äkki juhtub ime ja 2-3 päevane probleem laheneb poole päevaga. Loodame. Nii, siin on siis vana kuivati. Nüüd on saekaater ja seal ees on vahvad liittraktorid. No vot, nende juurakatega ehitati Varbola sofoos üles. Päris korralik. Tubli tükk.
leivavilja ka ja sellised vahvad mainad siin. Niiviisi, moodsam asi ka. Ja siin on veel üks uhke pill. Sellisega oleks päris tore poes käia. See kuivati SAK-s oli meie Kelgumägi. See laps on kelgutatud kõvasti. See kärk. Otse ees on Arvula rahvamaja. See endine Vardi mõis. Mõisa omanike hulgas oli kuulus näitekirjanik August von Katspa ja tema poeg Otto von Katspa oli ju kõva maadeavastaja Ameerika rannikul ja igal pool 1800, mis iganes. Nii et sellised lood. Ja nüüd küla vahel ja veel üks lendtraktor või asju, mis ta on. Väga värk. Mul on siuke allee, leised ja saared ja vahtrad ja mis siin ikka on. Ja seal on minu teine koolimaja. Esimene oli päris vana ajalooline maja, see sai valmis siin 80-ndatel. Ehituse ajal oli hea tornida siin plokkide vahel ja pärast sai siin 2 aastat vist või 1 aasta. Ei mäleta, siis tuli Märjamaale minna. Roosa maja. See on kogu aeg roosa olnud. See oli kunagine lasteaed. Enam ei ole roosa. Siin käisin väga lasteaed. Aga kohalike jaoks on ta ikka roosa maja. Santa Barbara. Eest pärast. Hiljem on seal igasugu veebioperid toimunud siin majas. Ja siis on selle nimi Santa Barbara. Elu käib. Arvula keskus. 3-kordsed, 2-kordsed. Terve pood päästab siis oma kollane, kunagine postimaja. Siis oli seal baar ja pood ja nüüd on lihtsalt pood. Nii, kohalik kaubamaja. Meie Laassa kaas läbi sisse. Nii. Vardijõe sild siis küla keskel. Siin all sai kive tagurpidi pööratud ja kahvliga püütud lutsu ja värki. Ja kergliiklusteed loomulikult ei olnud. Kõik sai käidud mööda maantee äärt. Seal elas Sädemeri ja siin oli tegelikult Sofoosi lehmalaut. Sofoosi lehmalaut oli siin. Siin käisime, siin oli üks amb oli ehitatud. Laudas oli amb rottide ja ma ei tea, tubide laskuseks või mida. Ja polsikestina siis sõber proovis seda ambu vinna tõmmata ja tõmbas litak endal see ammu otsa. Siukse muhu otsa, et eluks ajaks jäi see muhk talle. Ühesõnaga sai ise pihta. Ja seal oli suur farm. Lehmalaut, Sofoosi. Seal oli mul esimene tööots ka. Lugesin, mäleta, mis need töid turvast. Autokoormaid lugesin, pidin kirja panema. Mehed tahtsid mind öelda, et pane aga juurde mulle. Ma ütlesin, panen, muidugi ei pannud. Sai mingi raha sellest. Siin kaalumaja. Tekku. Küla lõpeb. Tagasi lähen praegu teist kaudu. Ennem läksin, kohe näitan. Ennem läksin sealt, kus see kollane maja taga on. Selle suunal on see USA riip vahepeal. Seal oli see ujumiskoht. No nii, natuke tuli mööda maanteed. Aga kuna eesmärk oli selge võimalik liikuma saada, siis tagasi maastikku. Üle põllu paksu lume panema jugama. Ega
kindlasti ei saa lageda peal ära võtta, et telefoniga filmida. kohe on küüne alused, põlevad külmast. Kinda kätte head aega. Nii, tehtud peaaegu. Kaamera udune, märg. Ja siit üle jõe väike purre tehtud. Ja seal on juba kodu üle purde. Oi, saa aru, kus see lumepiir siin on. Väga vahva kõrge purre. Ja vaatame, kas saab värava sisse ka. See on siis tehtud privaatseks lähenemiseks Mongoolia juurtale, mis siin suure tii ääres hoovis on. Seda juurtat saate siis kevadest alates jälle endale rentida ja 100-meetrise väikse järvekese juures siin mõnusat siukest Mongoolia kevadet ja suve nautida, suvel ka, aga talvevarustuses see juurta ei ole. Kena uisuväli ja sealt püstkodade tagant ma enne läksin. No nii, kodus kokku siis circa 4 kilti lumes sumatud, kapsika on põlema aetud selja peal, kõva toonus jalgadele paksus lumes tehtud õhtuks. Kui selg peaks kandma õhtul, siis ma lähen sinna kaugele maale võrkpallivõistlustele. Kui ei kanna, siis ei lähe. Hetkel annab ikka varu, aga enam mitte nii palju. Soojana annab järgi, aga sai kõvasti selg ka liikuvust selle lume sees. Nii et side lõpp. Selline teistmoodi video vahepeal. Pool külaelu ka.